Teepileti terminal on mõeldud kasutamiseks bussijuhtidele, reisisaatjatele ja kontrollöridele. Terminaliga teostatavad peamised tegevused on piletite müümine ja kontrollimine. Teepileti terminali eeliseks võrreldes varasemate süsteemidega on reaalajas toimuv infovahetus keskserveriga, mis tagab kassades ja veebikauplustes teostatud piletimüükide ja tagastuste info olemasolu terminalis ning võimaldab müüa samaaegselt pileteid kõikidest müügikanalitest ilma bussi lõhki müümata. Terminali sisse lülitamiseks tuleb hetkeks hoida all rohelist nuppu. Terminali väljalülitamiseks tuleb mõne sekundi vältel kuni ekraani valguse kustumiseni hoida all punast nuppu. Sinise ja kollase nupu 7 sekundiks korraga allhoidmine teeb terminalile restardi. Kõik muud toimingud tehakse aparaadi puutetundlikul ekraanil. Juhul, kui terminal pakub sisse lülitamisel tarkvaraversiooni uuendust, tuleb see ära teha. See võtab aega kuni minut ning selle järel on võimalik tavapärane terminali kasutus. Sisse logimiseks tuvasta end töötõendiga. Aseta puutevaba kaart ekraani kohale umbes 1 sentimeetri kaugusele ekraanist ning vajuta klahvile logi sisse. Töötõendi numbrit on võimalik sisestada ka käsitsi. Peale sisse logimist on ekraanil reisiotsingu vaade. Liinile mineva reisi leidmiseks on vaja esmalt kasutada 2 filtrit, liininumber ning algpeatus. Liininumber valikus on bussifirma kõigi liininumbrite loetelu. Navigeerida saab kas üles ja alla nuppudega või ekraanil sõrmega libistades. Märgi soovitud liininumber siniseks ja kinnita nupuga vali. Järgmiseks tuleb märkida algpeatus, kust liin alustab. Märgi soovitud rida siniseks ja kinnita nupuga vali. Kolmanda sammuna vajuta otsi reis. Kui selle liininumbri all on 1 väljumine, siis valitakse see süsteemi poolt automaatselt ja see ilmub ekraani keskele. Juhul, kui on rohkem väljumisi, tuleb avanevast aknast valida käsitsi soovitud kellaaeg. Kui ühele reisile on määratud nii põhi- kui ka lisabuss, vajuta enne reisi avamist klahvile buss. Avanevast aknast vali bussiprofiilide loetelust kas põhibuss või lisabuss. Pärast valikut näed reisi andmete vaates valitud bussiprofiili nime. Viimase sammuna vajuta avareis, misjärel laetakse umbes poole minuti jooksul reisi andmed, marsruut, hinnakirjad, soodustused ning eelmüügipiletite andmed terminali. Reisi info vaates on võimalik piletite ja lisateenuste müük ning piletite kontroll. Ekraani ülaosas on konkreetse peatuse sisenejate ja väljujate info. Kui sama rea taustvärv on roheline, on aparaat serveriga ühenduses. Kui taustvärv on punane, on terminali ühendus katkenud. Ühenduse taastamiseks võib Wi-Figa bussis proovida Wi-Fi ruuteri restarti ning SIM-kaardiga aparaadil terminali enda restarti. Teisel real on kirjas peatus, kust piletimüük hetkel toimub. Platvormi number on peatuse nime ees sulgudes. Peatus saab muuta nime all olevate nooltega. Kolmandal real on peatus, kuhu pilet ostetakse. Valiku muutmine käib samuti noolklahvide abil. All vasakus nurgas on alati näha valitud peatuste vaheline täispileti hind. Ühe pileti müümisel vali peale peatuste valikut klahv kiirpilet, märgi ära täis- või sooduspilet, hind on jooksvalt üleval paremas nurgas. Kinnita klahviga maksma. Pilet trükitakse välja. Vajadusel kasuta sularaha tagasi nuppu, mis abistab tagasi makstava summa arvutamisel. Kahe või enama pileti puhul, näiteks ühe täis- ja teise sooduspileti puhul, kasutatakse ostukorvi põhist müüki. Märgi soovitud piletitüübi rida siniseks. Ning vajuta lisanuppu. Seejärel märgi siniseks järgmine soovitud piletitüübi rida ning vajuta lisanuppu. Kui kõik soovitud piletid on märgitud, liigu edasi ostukorvi. Ilmub nimekiri ostukorvis olevatest piletitest. Eemalda nupp kustutab piletid ükshaaval. Punane X tühistab kogu ostukorvi. Kui kõik sobib, kinnita ostukorv klahviga maksma.
Peale klahvi sularaha trükitakse piletid. Kui järgmine klient tuleb täpselt sama piletisooviga, kasuta klahvi viimase ostukorvi koopia, kus peab valima makseviisi, misjärel terminal väljastab samale marsruudile samad piletid, ehk siis teeb koopia eelmisest ostukorvist. Kliendikaardiga kliendi puhul registreeri enne pileti müümist kaardi andmed. Puutevaba kaart aseta terminali kohale. Magnetkaart tõmba läbi lugejast terminali paremal küljel ning kiipkaart aseta lugejasse. Misjärel vajuta klahvile loe kaardi andmeid. Kaardi number tekib üles reale. Tagasi liikumiseks vajuta klahvi Kingita. Liigu edasi klahviga kiirpilet või pilet ja vali soovitud piletid. Tärn klahvil maksa tähendab, et sooduskaart on registreeritud. Kui viimase pileti ostnud klient mõtleb ümber, vali klahv tegevust alt tehingu tühistamine. Terminal kuvab viimases ostukorvis olnud pileteid. Märgi tehing, mida soovid tühistada ning vajuta klahvile eemalda. Terminal kuvab tagasimakstavat summat. Vali jah. Tasumiseks ärikliendi kaardiga vali piletid ja lisa need ostukorvi. Kingita ostukorv ning vali makseviisiks ärikliendi kaart. Sisesta kaardi number või kasuta lugejat. Terminal väljastab piletid. Pileti kontrolliks terminalist vali reisiandmete vaates klahv pileti kontroll. Sisesta eelmüügist müüdud pileti 4-kohaline kood ning vajuta kontrolli. Pileti kontrolliks skänneriga lülita skänner sisse vasakpoolsest nupust. Kui skänner on sisse lülitatud, vali reisiandmete vaatest pileti kontroll. Aseta nüüd skänner 15–20 cm kaugusele QR-koodi kohale ning vajuta oranži nuppu. Üks lühike piikse roheline tuli. Täispilet on kehtiv ja registreeritud. Reisija võib bussi siseneda. 2 lühikest piiksu ja 2 valge tule vilkumist. Sooduspilet on kehtiv ja registreeritud. Vajalik on soodustust tõendava dokumendi kontroll. Üks pikk piiks ja punane tuli. Pilet ei kehti sellele reisile või selle numbriga pilet on juba korra registreeritud. Vajalik täpsem pileti kontroll. Reisiinfo vaates on klahv muud teenused, mille alt on võimalik erinevate lisateenuste müük. Transfer. Kui reis on seotud peatustega, kus on võimalik taksotransfeeri müük, kuvatakse transfer klahvi all peatuse nime ja olemasolu korral ka eritsoone. Märgi soovitud rida siniseks.
Kuupäeva ja kellaaja muutmine käib kuvatava kuupäeva ja kellaaja taga olevate kalendrimärkide pealt. Kui soovitud aeg on paigas, kingita valik ja lisa see ostukorvi klahviga lisa. Liigu edasi klahviga ostukorv ja jätka nagu tavalise piletimüügiga. Klahv juurdemaks on vajalik juhul, kui klient on ostnud soodustusega pileti, kuid soodustust tõendav dokument puudub. Sel juhul märgi siniseks olemasoleva pileti soodustuse rida, kingita see klahviga lisa ning liigu edasi ostukorvi. Kuvatakse summat, mida klient peab bussi pääsemiseks juurde maksma. Kui bussis on müügil erinevad tooted, on need võimalik müüa klahvi tooted alt. Märgi soovitud toote rida siniseks, kingita see klahviga lisa ning liigu edasi ostukorvi. Reisi lõpetamiseks vali klahv tegevused ning reisi lõpetamine. Kuvatakse lõppeva reisi infot. Esmalt tuleb saata terminalist müüdud piletite andmed klahviga saada tehingute andmed. Olenevalt tehingute hulgast võib see aega võtta kuni pool minutit. Peale tehingute saatmist tuleb valida lõpeta reis, mille käigus saadetakse reisi täiendav info keskserverile. Peale reisi lõpetamist võib koheselt avada uue reisi või lõpetada töövahetus. Töövahetuse lõpetamiseks on tegevustaluk kassaaruanne, kus on võimalik valida kuupäevad, mille kohta aruanne koostatakse. Vajuta klahvile Prindi aruanne. Terminal väljastab kassaaruande. Lõpetuseks vali klahv logi välja, peale mida võib aparaadi välja lülitada.